Oleme tulnud täna ilusal päeval siia Orissaare valda Püharistile ja siin toimub üks spordilaager. Mis siin täpsemalt toimub? Siin toimub FitCamp nimeline suvelaager, see on siis Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu poolt ellu kutsutud ütleme siis ettevalmistus ja õppelaager sügiseseks hooajaks. Avatud on ta nii olemasolevatele tippsportlastele kui ka loomulikult kõikidele soovijatele, kes tahavad oma keha eest siis hoolt kanda ja osaleda siis koolitustel, ühistreeningutel, kõikidel sellistel meelelahutuslikel mängudel. Ja tegelikult laager kokku, juba minu mäletamist mööda, ma olen 10 aastat korraldanud. Aga siin 4. aasta peaks olema siin Orissaares. Ja mis spordiklubid on siin esindatud? Tegelikult siin on, ütleme nii, et siin on terve vald on kokku aetud ja kihelkond on kokku kutsutud. Aga kui tõsiselt rääkida, siis spordiklubidest üle Eesti. Alates Tartu Artix spordist, lõpetades Tallinna erinevate spordiklubide Terasest, Revalist, Partast üle Eesti tegelikult. Nii et rahvast on sõitnud ja kohale üle Eesti. Väga huvitav riietus on tänasel päeval inimestel selga pandud, et millest selline stiil? No täna toimub tegelikult spordiklubide Spartakiaad ja teema on vanakooli sport. Siin on Moskva 1980 on väga selgelt ette öeldud, et see on stiili põhjus, aga üritus ise on tegelikult 3. korda kavas ja ellu kutsusime selle lihtsal põhjusel, et tänapäeval sport sõna otseses mõttes hakkab natukene nagu hääbuma. Et inimesed muutuvad mugavaks, pingutada enam ei taheta, lapsed ei tohi pingutada, nad ei tohi trennis väga tugevalt teha, rääkimata kehalise kasvatuse tunnis, et nad peaks pingutama. Mõte on ikkagi see, et kutsuda see sport sõna otseses mõttes ellu jõulisemalt. Täpselt nii, et tulevadki inimesed kokku, me tõstame pommi, tõmbame kõik. Me teeme vastupidavust, meil on vastupidavust takistusribad, me teeme püramiide. Tähendab ühesõnaga, et sul peab olema koordinatsiooni, painduvust, vastupidavust, jõudu, kõike. Nii et ja täna ka siin kogu see seltskond, kes on kokku tulnud, nad ei küsi, kas see pomm on liiga raske või et kas see rada on liiga raske või äkki me seda ei tee või sellist küsimusi siin nagu ei esitada. Ja see ongi selle eesmärk ja auhinnaks on väga lihtne, selline tagasihoidlik 40 kilogrammi kaaluv, ütleme siis Oti Hantel, üks minu esimesi treeningvahendeid. Sepp Eiko jälle on teinud sellele aluse, nii et Hantel ise on 16 kilo, pluss see raudalus on seal all, nii et on üks 40 kilogrammi kaaluv selline rändauhind, mida ma loodan, et see traditsioon jätkub ka siis, kui võib-olla mind kunagi ennast enam ei ole, nii et iga aasta võitja läheb sinna peale, rändauhinna ta rändab ja spordiklubid tulevad kohale ja võistlevad, nii et see on selle põhjus ja et ta ei oleks nagu liiga sport selles mõttes ainult see, et me tuleme ja rebestame siin ennast ära, aga et meil oleks endal lõbus teha, siis me riietume ka vastavalt teemale, nii et ma ei tea, võib-olla see innustab äkki kedagi teist, kes tuleb ka vaatama, võib-olla vahest sporti natuke tõsisemalt ka suhtuma. Viimased 4 aastat on laager toimunud siin Orissaares, et miks te just siia pidama olete jäänud? Tegelikult siin me oleme suuresti tänu Kaire Nurjale, kes teatavasti oli siin spordijoone juht mõned aastad ja Kairega me kohtusime varem ju Käärikul teadupärast, kus ta varem tööl oli. Ja suvelaagrid, nagu ma ütlesin, 10 aastat me oleme vähemalt korraldanud, alustasime Võsul, vahepeal käisime Käärikul ja nüüd 4 aastat siin, 5 aasta on broneeritud siia ära. Eks selle koha fenomen tegelikult, kui ma võrden nüüd kõiki kohti, ilusad kohad, Võsu superilus koht, mere ääres samamoodi, Kääriku ju, järve kaldal, superilus koht, sportivõisimalt super. Orissaare plussid, ma ütlen kohe ära, super ja spordikeskus, Eesti tasemel, täiesti super. Halva ilma korral saad seest toimetada. Sellist asja nagu seal teistes väga ei olnud. Loomulikult see merevaade, mis siin õhtul nüüd on, kui siin iga õhtul vaadata, see on $1 000 000 vaade, seda rahast ei panegi. Ja kuulge, perenaine Külli, kes meil seal taamal nüüd lapselapsega toimetab seal. Külli, super inimene. Inimesed on need asjad, täitsa müstika, hakkadki mõtlema, kas siin on mingit luksust. Oleme ausad, ei ole, elamistingimused on kõige hullemad, mis üldse nende 3 koha peal olnud on. Aga millegi pärast me tahame siia ikkagi tulla jälle. See tähendabki, see põhjus on absoluutselt milleks muus. See on selles sisus nii inimestes kui looduses, kui selles sümbioosis, mis siin tekib, nii et see ongi väga lihtne põhjus. Ja siis sa tegelikult unustad ära, kas see voodi on nüüd euronõuetele vastav või ta ei ole või süüa saab siin nii hästi süüa meil kuskil saama. See on nagu uskumatu, kui hästi Külli söödab, nii et kui keegi kuskil näljas on, siis tulge Külli juurde, Külli söödab kõhu täis ja saate aru, mis normaalne ja korralik toitumine tähendab. Nii et vaat selles ongi lihtne põhjus. Lihtsates asjades on elus asjad kinni. Ja räägime ka tegevustest, et millised spordialad siin toimuvad?
oi, meil on tegelikult hommikul hakkab body attackiga hakkab asi pihta, see rühmatreening meeletul pulsisagedusel, see on hommikune trenn lõpeb nii, et ma olen kõik hommikul käinud oma seda särki väänanud sinna sellesse prügikasti nagu kaltsu välja, kus vesi jookseb välja, see me nimetame seda hommikuvirgutuseks. Hommikuvirgutusega meie päev hakkab, enne hommikusööki ilma söömata-joomata me lähme sinna peale ja hommikusöök, peale seda on meil koolitus olnud tavaliselt, kas siis Bikini Fitnessis, mu abikaasa Natalja teeb naistele või siis ise kulturismitreeningu metoodikat ja poseerimist ja seda õpetame. Siis on lõunapaus vahepeal, väike uinak lõunane, ühistreening, õhtusöök ja peale õhtusööki on siis meeskonnamängud. Ja need on siis nii staadionil väljas, siin sees, viktoriinid, ütleme erinevad just nii aktiivset tegevust kui mõtlemist arendavad asjad, nii et iga õhtul on midagi lõbusat alati, et need ei ole ka kuivalt sellised jõukatsumised, aga need on alati sellised huumoriga koos tehtud, et nalja nagu ka saaks. Oleme leidnud siit ühed värvikad laagrilised. Mitmendat aastat selles laagris osalete? Mina osalen esimest aastat, et see aasta õnnestus loosi kaudu see laagripääs võita ja siin ma olen. Ja mina olen teist korda laagris. Ja mis kutsub siia laagrisse? Sõbrad. Me oleme tegelikult nagu üks suur pere, et vahet ei ole, et mis spordiklubides me oleme või ikka võistlustel oleme ikka koos ja üritustel käime ka koos, et ongi selline pereüritus nii-öelda. Ja plaanite ka järgmine aasta tulla? Minugi poolest, mina olen senimaani laagriga väga rahul ja soovitan kõigile ühineda. Ja ma olen kindlasti kohal.